Eesti metallitööstuses lendavad sädemed ja sulavad elektroodid, kui kohtuvad metall ja raudsed oskused. Võistlussaade Rauataltsutajad otsib välja vägevad Eestimaa keevitajad ning paneb nad karmide kohtunike pilgu all proovile meie metallitööstuse kõige põnevamates ettevõtetes ja koolides. Saate võitja läheb koju parima Rauataltsutaja tiitli ning 10 000 euro suuruse auhinna rahaga. Viimase metallselt tugeva pingutuse teevad võistlejad täna Paide masinatehases. Eestimaa südames on raudtugevat tööd tehtud juba peaaegu 80 aastat. 1947. aastal valmis siin Nõukogude Liidu esimene iseliikuv teehöövel ja neid toodeti siin aastakümnete jooksul tuhandeid. Täna on Paide masinatehas leidnud oma moodsa niši lumesahkade ja haagiste maailmas. Kui te küsite, et miks me just sahkasid valmistame, on ju teada, et Eestis on 6 kuud lund. Sahad on täiesti loogiline valik, et miks neid siin teha. Nad on väga vastutusrikkad tooted. Oluliste asjade valmistamine on väga rahuldust pakkuv ja uhke tunne, kui selliseid asju saab Eestis teha. Et nii sahkasid kui ka haagiseid toodame aastas 100, aga me järjest kasvame, et see number kindlasti on tulevikus tuhandetes. 3 meest on jõudnud siia, sest on oma oskusi tõestanud juba 3 varasemal korral. Karl Rasmus Rosenberg alustas hooaja teises saates Finmekis, kus valmistas läbimõeldult ja mängleva kergusega ühe tõeliselt raske konteinerlaaduri kääntelje elemendi. Keit Kell ja Jevgeni Svetlitšnei alustasid hooaja 3. saates, kus valmisid elemendid jõesilla kinnitamiseks toetussamba külge. Jevgeni kaotas Keitile ainult 1 punktiga. Oma esimeses võistluses teiseks jäänud Jevgeni pääses võistlusesse tagasi koostöövoorus, kus varasemate saadete võitjad said paariliseks oma endise konkurendi. Koos Keitiga õnnestus neil oma kvaliteeti sel korral tõestada. Kõik 3 meest näitasid eelmises saates oma detailitäpsust ukse valmistamisel ja täna on nad siin, ihaldatud finaalis, võistlemas 10 000 euro ja Rauataltsutaja 2026 tiitli nimel. Kindlasti võitma tulin täna. Siin pole kahtlust ka. Et väga lahe, et nii kaugele olen jõudnud. Ei oleks uskunud. Ootan halvemat, loodan paremale. Võistlejate oskustel hoiab oma teravat silma peal Saku Metalli allhanketehase keevitusinsener Sandra Kliiman. Spetselektroodi tegevjuht keevitusinsener Karl Laasik hindab võistlejate hoolikalt läbimõeldud tööprotsessi. Kiva Estonia OÜ vastavushindamisosakonna juhataja Toomas Reha nõuab vankumatult kõrget kvaliteeti. Tere tulemast lõppvaatlusele, Karl, Keit ja Jevgeni. Täna selgub, kes teie seast võidab tiitli Rauataltsutaja 2026. Talv on kohal ja sahkadest sõltume me kõik. Tänane ülesanne on kokku keevitada lumesaha tõsteraami Kronstein. See on lumesaha hädavajalik osa, mis peab olema ülimalt vastupidav ja sobima kokku ülejäänud konstruktsiooniga. Tuletan meelde, täna on võidu väärtus 10 000 eurot. Meie lõppmäng tuleb kiire ja karm. Täna võidab see, kes saab oma Kronsteini valmis esimesena ja kvaliteetselt. See tähendab, et teil on töö tegemiseks aega sekundi võrra vähem kui konkurentidel. Kas olete finaaliks valmis? Jaa. Alustage! Jevgeni võttis selle kasti kõige kiirem lahti, et kas sealt oligi see sekund? See sekund, jah. Kõigil käed värisevad, asjad kukuvad, nad ei tea täpselt, sordivad ühte teist, mõtlevad, kuidas alustada. See näitab, milline on finaalipinge ikka meie võistlejatele.
kui me vaatame seda koostamistehnoloogiat, siis milline oleks nii-öelda kõige optimaalsem viis võidule jõuda? Puhastad ära materjali, paned kokku, keevitad nii, et võimalikult vähe ära tõmbaks ja keevitad kvaliteetselt ja kiiresti ja oledki võitja. Meie tänane ülesanne on valmistada saha tõsteraami Kronstein. See on tõsine masinaehituselement, mis peab vastu võtma suuri jõude, ligi 15 tonni, paindele, väändele ja selle tõttu keeviste kvaliteet, koostamise täpsus on täna hästi oluline. See osa, mida me täna keevitame, see on siis osa sellest raamist, millel on siis Meireni külgnihutus. Ja miks see Kronstein on oluline osa, on see, et ta ühendab seda raami saha hõlma külge. Kui see väga hästi keevitatud ei ole, siis see võib puruneda ja võib olla ohtlik. Kronstein koosneb sisuliselt 6 elemendist. Otsaplaadid, külglehed, sisemised elemendid. Palju ei ole, aga nende koostamise täpsus, koostamise kvaliteet, keevitamise järjekord, need on täna hästi olulised, sellepärast, et see sõlm peab olema heas ja täpses mõõdus. Muidu ta hõlma külge ei lähe. Ja kui ta hõlma külge ei lähe, siis sa saadet ei võida. Antud sahast, millest me täna räägime, on MSBN seeria lumesahk ja sellel on polüretaanist terahoidja, et kui selle teraga tabatakse näiteks kaevuluuki või mõnda teist takistust, et siis polüretaanist terahoidja lubab teral taha liikuda ja sahk jääb terveks. Et see on Meireni patenteeritud lahendus. Lahendus teeb saha väga vaikseks. Aeg tiksub võistlejatel karmilt kuklas juba esimestest sekunditest peale. Ja näeme, et kõik on asunud lihvima, et liitekohti puhastada. Aga mis sa praegu puhastad, kui kiirus on mängus? Ja tegelikult oli joonise peal kirjas ka, et kõik teravad servad tuleb eemaldada, kuna see läheb värvi hiljem, see detail. Seda on palju lihtsam praegu teha kui hiljem. Täna on kasutusel S355 materjal ja 8 mm paksune. S355 on väga laialt levinud masinatööstuses, kuna tal on hea töödeldavus, ta on vastupidav ja töökindel. Ehk siis teda on hea keevitada. Kui ta saab liiga palju kuuma, siis tal ei teki nii suuri deformatsioone, kui võib olla mingi teises materjalis. Ma kindlasti panen tempo ka endale peale, sest mul meeldib teha nagu joostusasju nii-öelda ka veits. Ma kindlasti võtan kohe joonis ette, vaatan üle kõik detailid oma rahulikult, mis mul üldse on, need tööriistad, töövahendid, abivahendid, kõik. Siis ma suundun keevitusaparaadi juurde, vaatan voolud üle ja siis, kui on nii-öelda pilt juba selge, siis ma hakkan kuskilt pihta. Aga kuidas siis tegelikult see järjekord koostamisel olema peaks? Nii nagu juhend, et alusta nii-öelda detailid, paneb alamkoostuks ja siis lõppkoostust kokku. Aga juhend annab niisuguse põhiraami, ta ei anna neid kõiki detaile ja nüansse, mida võistlejad peavad ise välja nuputama selle nii-öelda valmistamise käigus. Üks element, mida me igapäevaselt võib-olla näeme, aga tähele ei pane ja on masinaehituses laialt levinud, on paksendused. Ka on masinaehitus hästi oluline asi. Me tahame, et ta oleks kerge, aga ka tugev. Ja nende paksendustega antakse teatud kohtadesse lisatugevus. Tehakse teatud sõlmed paksemaks, mis kannavad üle jõudu, koormusi, kuhu pannakse kinnitused ja see ongi nende eesmärk. Et muidu peaksime tegema kogu elemendi näiteks 20 millimeetrist. Aga nüüd teeme, korpus on 8 millimeetrit ja teatud kohad on 20 millimeetrisest paksendusest. Ja see kõik on inseneeria tulemus, kuhu kohta, millise kujuga ja kui paks see paksendus peab olema. Ja selle koostamisel on soovitus panna see vastu lauda, kinni panna, et siis on ta täpselt tasapindne ja ilusad ja isegi keevitada, et siis soojus läheb ära. Aga me näeme, et näiteks Keit teda ei tee. Mis arvad, kui suur risk see on lõputäpsusele? Väga. Jah, et tänases töös on palju juppe, et ta on siin üks keerukamaid, mis siin nagu on olnud. Ma arvan, motiveerib kõige rohkem see, et tuttav töö on vähemalt. Siukest nagu vaheliigendid asja on ka ennemgi teinud. Ma
arvan, et kõige tähtsam ongi seal jälgida mõõte ja seal vaatasin ka, et on abinõud, millega saab täpselt paika panna nüüd, et kui nendega minna, siis peaks istuma kõik suht täpselt. Mida me näeme, et Karl on hakanud väga usinasti keevitama väga suure ja tugeva sihukese voolu ja energiaga, et ja impulsskeevitusega. Nagu robotkeevitus asendilaadseid asendeid on võtnud. Ma kindlasti otsin mingisuguseid viise, need alati pole just nagu kõige nagu efektiivsemad, aga ma saan nagu hakkama sellega. Siis ma nüüd hakkan mõtlema, kuidas see oleks nagu hea teha või ma teen ruttu kähku ära, mingisugune mõte peas on nii-öelda. No Jevgeni ja Karl on juba keevitama hakanud, aga Keit jälle rahulikult. Selle pinge ja selle olukorra jaoks oled sa Keit liiga rahulik? Ja väljast võibolla paistan rahulik, aga eks kindlasti see kerge närv on sees, et ma vist isegi ei ole ühtegi sarnast asja kunagi teinud, et täiesti sihuke esmakordne kogemus, et... Teda on päästnud alati see lõpuaeg või see viimane minut nii-öelda. Aga nüüd, kui seda viimast minutit ei ole antud, kas ta suudab ennast kokku võtta? Ta tegi ühe lehe osa valmis, teise, nüüd paneb seda otsaplaati, seal pusserdab, lappab seda toodet. Nii me seda tehnoloogiat ette ei näinud. Ta ei kasuta laua tasapinda koostamiseks, et 90-kraadiseid nurki saada, vaid ta pani käte vahel selle kokku niimoodi. Ma ei tea, ju see hetk tundus kõige lihtsam variant kuidagi. Sealt on vaja sees keevitada. Esiteks nüüd on sees jääb see keevitamata või on raskesti keevitatav. Pean ühe tükki ikkagi lahti võtma, et muidu ei saa siia pesasse panna seda. Pulss on kindlasti väga kõrge. See on 3D modelleerimine on selle asja nimi. Aga mehel on seda ruumilist mõtlemist nagu näha. Tundub, et kõik on leidnud enda jaoks impulss, keevitus. Keit ka, jah. Režiimi, jah. Täna on võimalik valida, kas kasutada siis tavapärast lühiskaarkeevitust või siis impulsskeevitust. Kes oskab nii-öelda impulsskaart enda heaks ära kasutada, siis sellel on teatud eelised, et väiksem soojussisestus ja vähem pritsmeid ja ehk siis visuaalselt võiks jääda ilusam õmblus. Vähem liimistust. Täpselt need omadused, mida siin vaja oleks. Et hea välimus ja vähem soojust siis. Soojussisestus on täna võlusõna. Kui korralikult kuuma anda, siis metall paisub täpselt sealt, kus temperatuur on kõrgeim. Ja võib juhtuda, et paisumine kisub materjali vales suunas ning varem täpselt paika sätitud elemendid või nende avad enam nii hästi kokku ei sobigi. Paljude keevisõmblustega ja samas ülimat täpsust nõudva detaili valmistamisel tuleb seda eriti hoolega jälgida. Hakkan järjest keevitama, siis tõenäoliselt kõige parem lahendus siin ei ole. No ta peaks jagama neid, et see kuumus jaguneb siia põhipinnale ära, et muidu ta tõmbabki kokku ja siis see on deformeerunud ja ei saagi enam mitte midagi teha. Alustaks siit, sellepärast, et see on kõige vähem materjali osa, eks ole. Siin on kõige vähem soojusel, kuhu minna. Eks siit mingi lõigu siis prooviks oodata, kuni see jahtub, et siis viia soojuse sinnaosse. Nihe võibki tulla sisse, kui sa hakkad tegema ainult ühelt poolt, et lähed nii-öelda niimoodi nagu kell nii-öelda. Kui sa lähed nagu tähte, et nagu nii-öelda liigud kogu aeg, siis see nagu kuumus kaldub igale poole võrdselt, et see tükk ei saa nii-öelda minna kuskile poole viltu. Ja gaasiks on jällegi meie hea sõber Mison 18, mis on tavapärane segugaas süsihappegaasist ja argoonist, et sellel balloonil on selline uudne reduktor. Esiteks gaasipoolik käib sinna otsa niimoodi plõksuga. Seal on väga selge skaala keevitusgaasi voolu reguleerimiseks. Ma praegu ainult punktin. 2 detaili tegin juba valmis, aga praegu punktin kõik, mis saab. Nad vedelevad siin segavad. Loogika oligi selles, et liiga palju detaile, et aju läheb segamini ja peab neid kuidagi vähem teha. Paned need kokku ja selle pildiga juba on palju lihtsam tegeleda. Mõte on veider,
aga eesmärk on õige. Käed värisevad ja on kindlad. No ma olen näinud, et see tükk siin nagu ei istu sisse siia, kui mul see tükk ees on siin. See võll jääb ette sinna. No, jääb muidugi ette, jah? Et siis sa paned selle nagu lõpus. Okei. Mul ongi mul see märgitud toppa tehtud siia, kus see läheb kauguselt nii-öelda. Kui kõik on kinni punktitud, siis ma saan selle kokku keevitada. Need lähevad siia külge, et see ei tõmbaks ära kuskile. Nägime esimest korda, et Karl on meil närvis. Finaal vajustab oma surve peale. Kui sa juba seda võidu nagu sära näed, et siis ju tahaks võita. Ma arvan, et kui ma selle 10 000 võidan, siis see läheb mul kõik Bitcoini alla. Siuke lihtne, rallikindel. Ma arvan, et panengi selle kasvama ja siis vaatab. Küll need tekivad ka need siuksed väljaminekud kunagi, siis on hea võtta sealt kohe. No kui võidan need 10 000, siis no esimene asi loomulikult maksan kõik enda laenud ära. Ja siis, mis jääb üle, ikka arvan, et lähen edasi õppima keevitajaks, et enda karjääri paremaks teha. No, ja siis edasi juba õppima keevitaja koordinaatoriks või keevitusinseneeriks. Jevgeni selle eest ta on hästi reageeriv ja teeb järgmist etappi, mis talle nagu tundub just kõige õigem. Ma üritan hoida tempo, aga sellega on natuke keeruline, sest no veel viigu ma ei leidnud, aga võib leida. Esimest korda näha, et mees on närvis. Kui 10 000 võita, see oleks väga suur asi, et no suht tõenäoliselt kulukski kogu summa, ma arvan, mingisuguste ehitusasjade peale, ehitusmaterjali, no remondiks, nagu korteri remondiks, et kulub kindlasti ära. Tema on kindel, et tema 3D modelleerimine töötab. Kas teha väljast ennem või seest ennem see element, see keevis? Kumma sina teeksid? No mina teeks võimalikult palju teeks seest ära. Valiks võib-olla nii, et lühema tõmbused teeks ennem ära. Just. Ja siis pika tõmbused juba, kui detail on jäik. Praegune loogika oli nagu selline, et kuna mul olid sinna sisse need toetusneed pandud, et siis ma keevitasin seest nii palju, kui ma nagu ulatasin käpaga keevitama. Ja siis järgmisena tegin väljast, keevitasin. Aga on olemas üks meetod, mis mõõdab, mitu liigutust sa tootega teed valmistamise käigus. Ja praegu vaieldamatult liider on Keit. Jah, aga samas ta ei ole ju oma tööga maas, et need on ikkagi ühe kaugusele. Praegu see tundub, et ei mängi väga suurt rolli. Nüüd ongi, et kes esimesena keevituse lõpetab, siis see tuleb äkki juba proovima. Mina vaatasin Karli natuke tähelepanelikumalt ja mulle tundub, et mees on kuidagi nüüd nagu tagasi tulnud. Esimese ärevus on saanud maha ja nüüd juba kontrollib ja teeb siukseid ratsionaalseid otsuseid. Mu tempo on praegust nagu suht piiri peal täpselt, et ma ei lähe nagu liiga kiiresti tempokalt, siis ma tunnen, et kui ma hakkan liiga kiiresti tegema, mul tekivad vead, mul võib õmbus tulla alamõõtu nii-öelda, et see peab olema A5 kindlasti. Praegu mul ongi see täpselt käe liigutus on nii-öelda paigas, et ma saaksin selle õmbuse nii-öelda täpselt A5. Ja impulssvooluga laseb ilusti ühe korraga selle A5 ära, et ei ole probleemi. Et muidu tegelikult see 8 millimeetrine A5 on täpselt selline piiripealne, et kas teha mitme läbimiga või mitte, aga täna nad teevad ühe läbimiga. Täna peab keevis olema mõõdus, korrektne, aga mitte perfektne. Mõõdud peavad täna olema paigas sellepärast, et see kronstein täpselt sobituks sinna hõlma külge ja et ta toimiks, et teda saaks kasutada, sellepärast et need kronsteinid lähevad hiljem kasutusse. Aga mis te arvate, kaua nüüd selle keevitamisega läheb? 40 minuti pärast hõikab esimesena keegi, et mul on valmis. Tund 30. Ja. Mina pakun tund 45. Ma olen täna siuke keskmine. Ma siis olen 1.40. Juba tund aega. Nii kiiresti. Pool keevitust on tegemata. Ma praegu, kus näen, siin keevitan ja üritan vähem seda keerata.
Üks ümbrus mulle ei meeldi, aga ma parandan selle pärast. Iga keevisõmbruse lisamisega muutuvad kronsteinid jäigemaks. Tempo on juba nii hea, et tekib küsimus, kas ka mõte töötab sama kiiresti. Kas kõik on ikka mõelnud selle peale, et avade paralleelsuse tagamiseks kasutatavad metallsõrmed tuleb hiljem ka eemaldada? Või sul oligi mõte, et ma jätan need lõpuni keevitamise ajaks sisse, siis hoian sirtsust. See mõte oligi, et hoian nii kaua sees, kui ma saan hakata seest päris keevitama. Võib-olla nendega on kõik, kui sa arvad, et sa saad kõik kätte, et ei oleks nagu mõistlikum ennem välja võtta ja siis keevitada. Ma jätan nad sisse. Jah, või võtan pärast. Noh, see, et ma olin nagu jube enesekindel, et ei võta, et küll nad pärast ilusti välja tulevad, aga... Praegu on nii-öelda Keidil on nagu peksmisperiood. Tule välja eriti. Ei tule välja, jah. Lööb täie jõuga, nagu kirikukellad löövad. Iga löök potentsiaalselt võib minna detaili või avade pihta ja tekitad sinna kärsad, deformatsioonid. Oled kindel, et sa saad nad pärast kätte, et pinged ei tõmba neid niimoodi kõvasti kinni, et sa kätte ei saa? Ma ei usu. Ei usu? Tahaks mulle ilma peale? Ei, aga ma lihtsalt küsin, sellepärast, et ma näen, et sa teed. Ega ma vist olen nii palju kindlasti ees, et mul tuli lihtsalt välja, aga kõik näeb sellega vaeva. Eks tal tõenäoliselt läheb aega sellega. Samal ajal, kui ma saan mingeid muid asju teha, lihvida, sükest viimistlust teha. Keerlevad sees, et nagu paistab, et kõik on korras praegu. Ai, põnev. Nad on ikka väga ühe kaugusel. Peaga hoiab kinni. Peaga hoiab detaili kinni, vaata. Siis ühega näitab valgust ja siis ka keevib. Eriti just nagu praegu siin selle pinge all, et ma ei saa hakata mõtlema, et kuidas mul oleks nagu mugav teha. Et mul pole kolme kätt. Et ma saan selle sinna panna püsti, laua peale kinnipunktid on paigal mul ja siis ühe käega lambiga siis sinna valgust näidata ja siis keevitada samal ajal. Lihvivad ja viimistlevad. Ja kes võtab nüüd selle otsustava ette, ütleb, mul on valmis. Aitab küll, ärge lihvida. Lihvib. Mulle tundub, keevisel on kõik valmis, kõik on juba olemas ja ikka ta on otsustanud lihvida, kuigi ta teab, et see lihvimine ei ole täna mängumuutja. Mul käis see mõttes läbi vahepeal, et tegelikult ma ei pea neid lihvima, aga ma nägin neid auke ja mõtlesin, no ma ei saa neid niimoodi, et... Läksin vaatama, kui kaugele teised jõudsid ja Karlil on veel tugevused maha lõigamata. Keit teeb midagi selle sõrmega. Sain aru, et mul veel natuke aega ikka on. Mulle tundub, et tema sisetunne ütles, et mul on just valmis. Leidsin paar kohta, kus mul olid pritsmed emaldamata. Otsustasin, no kui ma teen veel, siis ma teen aina halvemaks. Tal on veel varu aega, seda ainult 1 sekundit on vaja, nagu sa ütlesid. Ta oleks võinud vabalt minu tund 45 jõuda, nagu ma ütlesin. Saagu, mis saab. Et rohkem midagi teha ei saa ja... Valmis! Peatage töö! Mida? Mul on veel 4-5 minutit jäänud. Võib-olla mingisugune 5 minutit oleks läinud veel. Võistlustööde hindamine on täna väga selge ja sirgjooneline. Vaatame töö visuaalselt üle. Keevised peavad olema aktsepteeritava kvaliteediga. Ja kui on aktsepteeritava kvaliteediga, siis paigaldame kronsteini saha külge. Tapid, sõrmed peavad minema ja kui lähevad, on see võistleja võitja. Nii, Jevgeni, sa ütlesid, et su töö on valmis. Vaatame nüüd su töö üle. Vaadake. Igast ajas, jah, olen andnud endast parimat ja saagu, mis saab. Aga kui visuaalselt ei ole aktsepteeritav või ei lähe saha raami külge, siis anname võistlejale võimaluse tööd parandada. Ja selle tagasisaatmisega annad sa oma konkurentidele võimaluse oma töö valmis saada.
ja selle tulemusena võib hoopis keegi teine võita. vaatame siis, et kõik kõmblused oleks olemas. Kindlasti peavad olema. Nimetäht peab olema. Kas see on? On. Ta kohe ise kommenteeris, et selle ma tegin esimese asjana ära, kuna tal on sellega halvad kogemused olnud. Seestpoolt ka vaatame. Seest on üle vaadatud ja vaatame keevise mõõtu ka. Ikka loodad, et võib-olla kohtunikud leiavad mingi vea, siis saab seal veel jätkata. Sellepärast eriti need paksenduste keevised peavad olema õiges mõõdus. Ja siin peab olema 5. Oleme toote üle vaadanud, jah? Ei olnud selliseid keeviste efekte, mis oleks nõudnud, et me saadaksime selle toote tagasi. Jevgeni, visuaalselt on sinu Kronstein aktsepteeritav. Nüüd vaatame, kas see istub ka saha külge. Panime sõrme ülemisse puksi ja alumine puks ei läinud ja ma mõtlesin, et no seda parandada juba ei saa. Aga lihtsalt tõmbasin natuke kättega ja kõik läks ilusasti sisse. Nüüd pane tiftit nendesse avadesse. Oota hetk tuli, et no nii, mis sealt tuleb nüüd? Kas midagi head või halba? Kuna tal peale keevitust need tiftid tulid sealt väga ilusti välja, siis tegelikult on tõenäosus, et see läheb ka sinna saha hõlma sisse. Jevgeni, sinu töö oli visuaalselt aktsepteeritav ja su Kronstein läks saha hõlma raami külge. Palju õnne! Sina oled rauatantsutaja 2026 ja oled võitnud tšeki 10 000 eurole. Palju õnne! Palju õnne. Väga hea töö, Keit. Palju õnne. Tänan saan. Palju õnne. Ei ole hullu. Ja ma ei tea, mul ei ole sõnu tegelikult. Ma ei ole veel aru saanud, et see on lõpp. Ja olen võitnud. Palju pingutusi tuli teha. Surmväsinud. Kohtumiseni juba uuel hooajal. Keevitamiseni!